Üks arvab, teine arvab, telesaated arvame. Paide muusika- ja teatrimajas toimunud rahvakoosolekul Kuhu liigud Südamaa ja Kuhu liigud Eesti osalesid nii poliitikutest Riigikogu liikmed kui ka paljud MTÜ-de esindajad. Põhiline eesmärk oli siis tuua kokku nii-öelda rohujuure tasandi inimesed, nii-öelda võimu esindajad ja leida nagu ühine keel või ühine dialoog siis selles küsimuses, et meil on siin üle Eesti ju igasuguseid tuuletööstusalaseid nii-öelda koosolekuid peetud, rahvas on nii-öelda tagajalgadele aetud, võim rullib nii-öelda inimestest üle ja see, mingis mõttes on see nagu selline loomulik reaktsioon, et me siis tahame oma häält ikkagi kuuldavaks teha, et me oleme ka olemas, me oskame argumenteerida, et me ei ole uhhuud või putinistid või nagu meile on need sildid külge pandud erinevad. Aga kui meie inimesed ei lase enda taga aeda tuulikut püstitada, et mis siis saab? Nii ta paraku on, et tuulikute rajamine ja selle ümber toimuv on praktiliselt üle Eesti korralikult kirgi kütmas ning paljud vallad on ka lõpetanud detailplaneeringud. Üks, kes detailplaneeringu lõpetas, oli Kose vald. Tõepoolest meie saime selle otsuse ära teha, aga ütleme üle Eesti ongi omavalitsustel võrdlemisegi keeruline eriplaneeringuid lõpetada. Selleks peab olema ka eritingimused. Meie eritingimus oli see, et Kose valla 660 000 hektarit oleks läinud tööstusalana kirja. Kuna sinna taheti ka teha kaevandus, et siis me pidime lihtsalt reageerima. Nii et tänane sündmus oli minu meelest väga hea arutelu koht, et inimesed on mures, inimesed on teadmatuses ja selle tõttu nad tahavadki teada täiendavat infot. Hetkel on oma põhimõttelise otsuse tuuleparkide osas teinud ka Järva vald ning see on, et Järva valda ei peaks sellisel kujul tuuleparke tulema. Ja see, et inimesed on mures, on arusaadav ja olgem ausad, et kui me vaatame ka jällegi Järva valla poole, siis need tuulikud on suuresti planeeritud sügavale metsaalasse, mis ka minu hinnangul ei ole parimad asukohad ja sellise seisukoha on võtnud ka Keskkonnaamet, kes ütleb, et metsadesse eelkõige ei tohiks tuulikuid planeerida. Inimeste mure oma kodukoha pärast on kindlasti see, mida ma mingil juhul ei pisendaks ja me peame leidma ju inimestega alati nagu nii ühelt kui teiselt poolt, siis nii pooldajate kui vastaste hulgas ikkagi ühise vähemalt ruumi rääkimiseks. Nii et eks selles mõttes on sellised arutelud vajalikud ja mida ma ise arvan riigi poolt ja kohaliku omavalitsuse poolt, et tõepoolest arvamusi võib olla palju, aga teadmist tuleb omavahel jagada. Et siin täna viidati teatud dokumentidele ja uuringutele, ma kavatsen kindlasti nendega tutvuda, mida ma ei ole varem näinud. Kui palju neid siis lõpuks vaja on? Arutelul osalenud Riigikogu liikme Anti Poolametsa sõnul on samalaadsed arutelud üle Eesti kokku toonud alati suure hulga rahvast. Inimesed on vihased sellepärast, et neile ei anta sisulist infot või eksitatakse silmnähtavalt. Et see meenutab mulle 80ndate lõppu, kui ma kooliõpilasena käisin fosforiidi teemalistel kohtumisel. Akadeemikud istusid norus päi ja siis pidid riigi käsul mingit juttu ajama seal, et siin on samasugune tunne. Ometi on see, et kuidagi moodi peaks nende asjadega edasi minema või mingisugused nii-öelda otsused tegema. Mis see kõige õigem oleks? Tegelikult on küsimus, mis eesmärk on? Me tahame saada konkurentsivõimelise hinnaga elektrit. Kuulan kogu aeg, et ilusad sõnad, tuulepark ja räägime tuulepark. Tegelikult nimetame asjade õige sõnadega, et see asi on tuugenitööstus. See pole mingi tuulepark, mets on park, tuugenitööstus ei ole mingi park.